Tere, kallid kuulajad ja vaatajad. Tänane külaline on Tiit Trofimov. Tšau. Tere, tšau, tšau. Ja täna räägime sellisel huvitaval teemal nagu sündmuste korraldamine. Tiit on seda pikalt teinud, mina olen ka tegelikult ka küllaltki pikalt teinud. Kohe räägime lähemalt. Ja natuke toomegi teieni seda, et mida see sündmuse korraldamine tähendab, kuidas selle loomine käib ja mis selle võib-olla taotlus on. Ja noh, muidugi võime siia ette ära öelda, et meie mõlemad pooldame väga alkovabu sündmusi, aga noh, nendega kaasnevad ka erinevad sellised teemad, millest saamegi kohe rääkida. Kõigepealt, Tiit, kuidas sul läheb, kuidas hetkel tunne? Kuule, nagu praegu on jälle siuke mõnus sügisvaib, hakkab tulema. Kohe olen sõitmas Hispaaniasse vaikuselaagrit tegema ja ootan ise juba iga aasta seda vaikuse aega ka väga, et võtta teadlikult see aeg, olla vait ja teha praktikaid ja olla koos inimestega, kes soovivad vait olla ja pikendada suve natuke. Iga aasta siis valime ka siukse mõnusa koha, kus endal ka põneva ja uus avastamiskoht oleks ja et see oleks kindlasti tõesti vaikses keskkonnas. Sest seda müra ikka on nii palju meie ümber ja meie peas ja meie sees, nii et teadlikult võtta see aastasse filtreerimise aeg, et kus tõesti see aeg läheb maha, aeg läheb seisma, stoppi, kuulatada, mis on minu üldse soov siin elus, kuhu poole liikuda, kuidas liikuda, milleks liikuda, kas üldse liikuda. Et ja siis panna niuke see, et nagu soovid paika siis, et kuhu ma soovin liikuda ja fookused õigesse kohta. Kuidas sul on, et oletame, kui te lähete kuhugi grupiga ja sina oled korraldaja, kas saad võtta hetke, et puhata ka või mõtled ikka, et kas on kõigil ikka tuba soe ja toit laual ja... No eks need korralduse rõõmud ikka kuskil tasandil jäävad natukene sisse, aga õnneks on see, et mida rohkem me elus harjutama seda usaldust ja flow'd ka ja tean, et minuga koos on seal alati inimesed, keda ma saan usaldada ja kellega kõik voolab, et minu enda elukaaslane Kerli on väga hea selles ja seekord tuleb meil ka Eestist nagu väga hea kokk kaasa, nii et Mihkel Kalbus, kes on nagu olnud ennem nagu sellisest tipprestoranides töötanud ja siis tema nüüd otsustas ka sellest kiirest võib-olla elutempost välja astuda ja pigem pakkudagi võimalusi inimestele, kas siis koju tulla või tehagi sellistele retriitidele nagu toitlustust, et ja noh, sellise koka käe all ma ise ka põnevusega juba ootan, et mis siis saama hakkab, et ta saab iga toorainega imeliselt hakkama. Nii et jaa, et ikka natukene hoiab seda fookust võib-olla, aga noh, see on jälle see, et ma olen jällegi ise nii palju praktiseerinud seda ruumi hoidmist ja suudan, ma arvan, selle kõigega hakkama saada, et on ka kõige hullematest olukordadest läbi tuldud. No too kohe mingi näide. No eks sa tead ju, et vaata, kui me lähme vaikusesse, siis ju hakkab ka kõik see, mida me oleme kiirustades endas maha surunud ja põgenenud mille eest ja see hakkab ju kõik nähtavaks tulema, üles tulema ja siis see, et hallata ära inimeste närvisüsteem selles, et nad ei põgeneks uuesti, et nad jääks kohale, lõdvestuksid, hingaksid, võtaks vastu selle tunde, mis on nende jaoks ebamugav ja siis olles selle juures ka nendele toeks mõnikord vajadusel ja noh, kõike on tulnud ette. Ongi tulnud ka seda, et on juhtunud ka seda, et inimene ongi ära läinud, sest tal on nii ebamugav, ta ei suuda seda lihtsalt läbi teha. Tundub liiga suur amps, aga paraku, või ta ootab ja eeldab ikkagi, et ikkagi peab olema mingi kerge asi või mingisugune kellegi teise poolt antud midagi, kas tablett või mingi lihtsam viis, et ma ei taha seda ikkagi ise vastutust võtta, et ma tahan ikkagi keegi teine teeks, võtaks selle pool minu koormat
minu pealt ära ja teeks ise pool minu asju ise ära ja et siis saan mina poolega tegeleda, et see vastutuse võtmine just on see võtmesõna, et õpiksime vastutust võtma iseenda tunnete eest ja mitte midagi ei muutu ennem, kui me seda ei tee ja et me ei koge kehapõhiselt läbi neid asju ja siis tekib vabanemine, et see on nagu hingamiseski, eks, et siis hakkab keha tundma päriselt, mis ma seal tunnen ja siis tulevad emotsioonid ja siis pärast nende vabastamist tunneb inimene, et mingi kõva koorem on seljast ära kukkunud, on ju, et sama on vaikusega ja me teeme nagu nii praktikaid ikka seal, et kuna ma ise kunagi käisin lihtsalt sellises vipassanas, kus oligi nagu täielik vaikus ja sa istusidki selles vaikused ja kuulasid võib-olla loenguid ainult budismist, on ju, siis minu jaoks jäi puudu just see osa, et tegelikult ka ju hakkab, kui kõik hakkab üles tulema, kõik see alla surutud emotsioonide laviin, et mul oleks siis häid praktikaid, kuidas neid vabastada. Nii et see on see, mida ma olen ise võib-olla oma poolt juurde pannud siia Vipassana või vaikuse laagrisse ja Kerli teeb ka neid juhitud meditatsioone, mis aitavad hästi ühenduda enda emotsioonidega ja vaadelda neid ja tunnetada ja lasta lahti, et see on hästi hea kombo nagu. Jah. Ma nüüd Filipiinidel ka tegin selle Vipassana läbi. Ja mul oli täppi pealt sama tunne. Mul oli ennem sinna minekut juba oli sama tunne, et tahaks seal teha mingeid praktikaid ka nagu hommikul mingeid võimlemisi, võib-olla liikuda, jalutada ka natuke normaalselt nagu mingeid hingamisi ja muideks mul on endal täpselt sama nägemus, et ma ka tulevikus soovin ka vaikusega rohkem tegeleda ja mul oli täppi pealt sama mõte, et vaikus on nagu üliäge, ülivajalik, aga see jama, mis sealt hakkab üles tulema, et seda on hea kuidagi moodi ka nii-öelda vabastada. Just. Et äge oleks veel teha mingid korralikud saunarituaalid ja massaažid ja et inimene tuleb. Tseremooniaid sinna juurde ja just. Hingamised ja kõik jutud nagu, et muidu sa lihtsalt sa ei oska teha midagi sellega, mis sealt pinnale hakkab tulema nagu lihtsalt istud ja et hea on nagu energia liikuma panna kuidagi. Jaa, sest muidu see ajab võib-olla inimese hulluks, et kui ta ei saa praktikaga midagi vabastada, aga jällegi, et ka selles võtmes on olnud tulnud ette, kui isegi siis, kui sa annad need praktikad, siis ka inimesed ei taha seda hullumeelsust enda seest välja lasta, et see tundub nii võõras, et see hull, mis siit välja paistab praegu, et see ei ole mina, see ei ole minu hullus, kellegi teise oma ja see on küll vaimses maailmas, küll on kuri vaim sisse pugend ja küll on keegi mulle paha needuse peale pand ja neid jutte on oi kui palju, sest inimesed päriselt ei tunnista ja ei võta vastutust enda tunnete eest, enda kõikide pime poolte eest, mis me sees on kõigis olemas, isegi kui sa oled väga pikalt tegelenud vaimsusega ja enesearenguga. Need kihte on palju ja see töö jätkub nagunii kogu aeg viimase hingetõmbeni. Aga nüüd just julgus seda tunnistada, et jah, see on minu jama. Jah, minu siit ka haiseb. et need kohad kõik, mis üles tulevad, et ma lihtsalt võtan vastutuse, lõdvestun sellesse, lasen kehast läbi ja tunnen asjad ära ja siis toimub vabanemine. Ma tunnen küll, et vaikus on, ma arvan, kõige võimsam tervendaja. Et muidugi on hingamine väga hea ja neid praktikaid on veel, mis on väga-väga head. Aga lõpuboss, see kõige suurem lõpuboss on vaikus. Ja nii öeldakse, et see on isegi üks hästi hea lugu, mida me ise hästi tihti oma joogatundides kasutan, ongi selle sõnum ongi, et kiirem tee iseendani on vaikus. Kõige kiirem tee, et võtta vaikust. Jah, muidugi inimesed vahest on öelnud, paned laagreid üles ja siis tuleb neid kommentaare, et no milleks on vaja sõita kuhugi ja milleks on üldse vaja nagu mingi inimestega koos ja ta. Aga midagi ei ole teha, et me sellises reaalses maailmas peame iga päev puutuma ka inimestega kokku,
väga lihtne on üksi olla, kuskil metsas elada ja mitte puutuda kokku sellise reaalse maailmaga ja kuskil olla siis nagu üksinda ja vaikuses ja mitte keegi sind ei trigerda ega ei too nähtavaks tegelikult sinu mingeid pimenurki, on ju. Aga see ei tööta, siis sa pigem ju mingil moel eemaldud elust ja väldid elu. Ja inimesed nagu arvavad, et ma olen vait kogu aeg, aga samal ajal on ise telefonis, on ju. Samal ajal kirjutavad, loevad, kuulavad midagi, et ma olen küll vait, aga telekas mängib kogu aeg, on ju. Tegelikult reaalselt, jah, pidevalt siis mingeid, mis iganes, pidevalt suitsetan hästi palju või joon või samal ajal olen vait, aga joon, on ju. Ja nad tegelikult ei olegi, aga paljud ei olegi kogenud päris vaikust nagu, kus sa tõesti ei räägi kellegiga, kus sa ei kuula midagi, kus sa ei loe midagi, kus sa oledki päriselt vait ja kõige huvitavam, et kõik sinu ümber on ka vait. Ja siis on huvitav koht ja paljud inimesed ei kujutage ette, et mis asi siis juhtuma hakkab ja ega see on, ega tihti võib-olla täiesti siukse võib-olla nõrga närvisüsteemiga või kui sa kunagi ei ole ühtegi praktikat teinud, võibki raskeks minna. No, ma olen näinud väga palju neid põgenejaid, nagu, kes juba esimesel päeval ütlevad, ei, see pole minu jaoks ja panevad minema on ju, sellest kõigest, aga kui sa jääd kohale, siis toimub ju imelisi asju. Ja ma tunnen, et see nagu retriidi võti on ka väga hea, väga vajalik. Aga ma tunnen, et tegelikult see metsaminek on ka hea, et ma eelmine kevad või maikuu tegin ka, et läksin, oli ka ikka nädalaks metsa ja telkisin ja tegin lõket ja võtsin oma toidud kaasa ja sõin ainult nagu ülipuhast toitu ja muidugi mingi mõte oli teha ka paastuga, et lähed ja ei söö mitte midagi. Aga ma tegin toiduga, teed seal õhtuti lõket ja kirjutasin ka ja hommikul lähed matkad ja näed mingit metsloomi ja mingi jumala nagu äge. Et juba selline, kas mingi 4-5 päeva nagu minna ja olla oma ette, see on ulme. Ja ma nüüd tahtsin jälle see aasta teha ja ma ei tea, paned kõigepealt selle mingi kuupäeva või selle ajavahemiku paika, millal lähed. Tuleb mingi pakkumine või mingi kutse, midagi väga ägedat, siis lükkad edasi, kuhugi augusti lõppu selle, tuleb jälle mingi väga-väga oluline asi, ja siis lükkad septembrisse, septembriga hakkab juba hooaeg pihta, sest sa ei lähe enam kuhugi, et kindlalt, selle puhul ongi hea see retriit ka, et sa võtad need piletid ära ja sa lähed. Ja sa lähed minema siit, sul ei ole see, et et mul on, tegelikult peaks, ma ei tea, sinna ka minema ja seda ka veel tegema, et sul on isegi võimalus sealt metsast nagu ära tulla, et see ongi, et ma lähen sinna Hispaaniasse ja olengi seal ja ma ei lähe mitte kuhugi nagu. Vaata, see on üks huvitav koht ka inimestel nagu väga heaks praktikaks, et maailm ei kuku kokku, kui sa võtad endale aja. Sest praegu ikkagi, mida peegeldatakse ja hästi palju maha müüakse, et maailm kukub kokku, kui sa ei ole kogu aeg nähtaval, kui sa ei ole kogu aeg ühenduses, kui su Facebook ei ole kogu aeg sees ja kui su Instagramis üks päev ei postita või nädal aega ei postita, siis sa põhimõtteliselt kaod ära siit areenilt ja keegi ei vaja sind enam ja pidevas hirmus elavad inimesed ja see on väga vabastav tunne paljude jaoks, sest mõistus ei tahaks üldse seda alguses vastu võtta, et see on üldse võimalik, et päriselt kõik kukub kokku ja päriselt mu firma läheb pankrotti selle nädala ajaga ja päriselt inimesed ei saa hakkama ilma minuta, et siis nagu tegelikult, mis on hea point, on see, et inimesed hakkavad tegelikult rohkem vastutust võtma, isegi siis, kui sa ära oled, siis nad näevad, et sind ei ole enam. Ja kuna sa ise võib-olla oledki olnud nagu persoonilt ka siuke, kes tahab kogu aeg seda kontrolli hoida ja kätt pulsil hoida ja ei usalda väga seda
oma isegi võib-olla töötajaid või samamoodi lapsed on ju ja vanemad või mis iganes, et nad saavad ka ise täiesti ideaalselt hakkama ilma sinuta. Ja kui sa selle näed ära, siis sa tegelikult teed ka heateo neile kõigile ka, sest nad hakkavad ise vastutust võtma elus, et ja tunnetavadki, et aga sind ei ole ju ja ma pean nüüd ise selle otsuse ära tegema. On see õige, on see vale, me ei tea, aga vähemalt see õppetund jääb eluks ajaks meelde. Ja läbi selle me õpimegi kõige paremini. Jep. Aga pidime veel kontserditest rääkima või? Ja. Võib-olla lähmegi sealt, et üldse ürituste korraldamisest. No üritus on tegelikult nii paha sõna. Ma olen ise teadlikult proovinud seda sõna endast kehamälust ja oma mälust välja saada. Et me ei ürita midagi. Ja üritus on persse kukkunud ettevõtmine. Ja ma vaatan, kui palju kasutatakse seda ja isegi pileti müügiplatvormidel on üleval sõna üritus, mis tegelikult eesti keeles on nagu tõlge läbi kukkunud ettevõtmine. Nii et sündmus, ma olen proovinud selle sündmusega lahendada nagu, et pidevalt tuleta meelde, et ma ei ütle üritus, ma ütlen sündmus. Ja. Kuidas sinul seal tee algusse sai, et sul toimus ärkamine ja siis oligi tunne, et tahad omalt poolt tuua siia neid ägedaid sündmusi, nagu oli pallil ja kõik nii või kuidas sul oli see tee? No tead, see mingisugune, kuna ma olen nagu siis ka oma siis sellelt nagu iseloomult creator nagu looja on ju, siis ma tegelikult oma elu jooksul olen päris paljusid sündmusi loonud. Just, et mul on alati olnud see põnevus, et ma ei taha nagu selliseid tavalisi koosviibimisi, et teeme midagi ägedat, mis jääb meelde või mida on hea meenutada pärast, et äge oli, et mida iganes, kas või siis paneme mingid ägedad kostüümid, teeme kihtimas kohas selle sündmuse või mis iganes moodi siis, aga et see jääks meelde, eks. Ja samamoodi ütleme, et nõukest juba nüüd enesearengu teekonnal tõesti, et hästi palju on inspireerinud mind Pali, kuna Palil ikkagi on see vaba mõhkkond ja mulle nii meeldib, et kui inimesed tulevad, siis nad juba täiega teevad kaasa ja annavad sinna energia sulle sisse, et ei tule lihtsalt nagu niimoodi, et seisavad seina ääres ja vaatavad, et kes need kaks lolli seal on, kes seal tantsivad nagu. Ja et me protestime, me küll nii sellist jama siin ei tee, on ju, et alkoholivabalt lähme tantsima ja veel selle kõige juures tunneme ennast hästi ja õnnelikena ja lubame kehal ennast juhtida ja see inspireeriski mind, et võiks ju Eestis ka teha midagi, vähemalt, et oleks võimalus, et inimesed saaks kogeda või proovida, sest mul oli nagu küll niuke vau-efekt, et kainena ja niuke pidu või niuke energia või niuke kohalolu, et ülikiht nagu. Et miks ei võiks Eestis ka ja siis mu esimene nagu kogemus oligi siis ekstaatiliste tantsudega alguses, et mõtlesin, proovime siis, et teeme ka sellises kihtis keskkonnas ja mäletan veel Martin Saarega esimese peo tegime seal kuskil standardi sisehoovis, tassisime mingist kohvikust kõik mööbli taha hoovi ja tehase hoone sisehoovis pühapäeva hommikul. Ja me saime vist 15 või 16 või mõnete inimest kokku, et pärast maksime veel korralikult peale, see oli veel vist krooni aeg isegi. Aga vähemalt kuskilt tegime alguse, vaata, tegime ära ja siis tuli, ma mäletan, ikkagi jäi siuke kehva tunne sisse, et ikka Eesti rahvas ei ole veel valmis. Ja Päikesedisko oli selle nimi veel. Ja siis võttis mõni 2 või 3 aastat ja siis mõtlesin, et teeme uue proovi ja leidsin Saue mõisa. Ja siis hakkasin seal vaikselt korraldama ja esimese peoga juba saime 0 ja siis hakkas vaikselt niimoodi rahvast juurde tulema ja vist maksarv, ma mäletan, et oli äkki 250 või 300 inimest, oli puu püsti, seinad olid ligumärjad kõik ja keset veel, ma mäletan, detsembrikuus vist niimoodi, et väljas oli 20 kraadi külma ja sees ligumärjad seinad, sest inimesed täiega tantsisid, see keskkond oli äge, tal ei olnud mööblid sees, seal oli erinevad ruumid ja see oli nagu äge, see oli nagu tippaeg siis veel.
aga noh, nagu ikka, eks siis saad eeskäjana käia ja siis hakkab neid tulema ridu-radva pidi järgi ka, et kui nähakse, et nüüd keegi tõmbas käima, eks siis hakkavad teist ka julgemini tegema, on ju. Ja mis on hea iseenesest, et tekkis rohkem võimalusi, rohkem erinevaid keskkondi ja nii edasi ja nii see alguse sai, aga eks see ürituse jälle sündmuste korraldamine, eks ta on niisugune mitmeti ka usalduse treenimine ja väga tihti tuleb see meel vahele ja ikkagi hakkab seda lugu siristama siin peas, et ei tea, see ei tule välja, see maksab peale ja mida on juhtunud ka. Ja tõesti see vahest istud ikkagi, eriti kui veel ma olen kogenud seda tunnet, kui ma olen mingi festivali ära teinud, mis on väga palju energiat nõuda, alkoholivabad just pean mis ilmas ja ka mõnuainete vaband, et üldiselt täna ju on ka tihti on, et on asendunud justkui see alkoholivabadus on asendunud sellega, et teeme siis psühhoteelikumidega peo. Psühhoteelikumidel pole häda midagi, aga õiges keskkonnas minu jaoks vähemalt töötavad nad, et päris siuke peomeeleolus, jah, kui see on mul teadlikult võetud, aga et ma ei valiks seda igapäevaseks peo nagu selliseks võimaluseks, aga seda on palju ja seda on selle võrra jällegi sinna tuleb palju inimesi, kui see on lubatud, on ju. Aga kui sa ikkagi hoiad seda puhtust ja selgust ja tõesti, et jõuame enda puhtast olemusest selle hea tundeni, mis on minust kõige suurem kingitus, et sud sees on see psühhoteelne olek juba endas olemas nagu, et ja see vaba tunne ja see tunne, et justkui natuke oleks purjus ka ja nii ikka mõnus nagu olla, siuke lõdvestunud olek, et see on äge, kui selleni jõuda. Aga seda on vaja treenida, ega see ei tulegi kohe, et algus on väga keeruline inimestel lõdvestuda sellesse, aga mida rohkem harjutad, seda ägedamaks läheb. Ja siis sa võtad selle kaasa tavakeskkonda ja see, ütleme ükskõik mis sündmuse läbi sa teed nagu kainena mingi iseendaks jäädes selle sündmuse läbi, siis sa võtad selle ju igapäeva ellu kaasa vaata. Ja sa suudad olla ka ükskõik millises teises keskkonnast rohkem vabam läbi selle, ükskõik on see töökeskkond või on see suhtlus kas või kuskil väljaspool oma turvatsooni, on ju, lähed poodi või lähed võõraste inimestega suhtlema, on vaja lihtsalt midagi, lähed käid välismaal reisid, on ju, sa julged küsida, sa julged vestelda, sa julged eksida, sa julged nagu olla ebapiisav ja mis iganes. Ja see on nagu äge tunne nagu. Täiega, jaa. Me mõtleme siin jutu ajal, et sa ju ka ei ole vist korraldanud midagi nagu nii-öelda kontserdisaalis, et inimesed tulevad ja istuvad tooli peale maha või kas sa oled? Olen ikka, ma olen ikka, vaata, sest et mõnikord olen, sest ma tunnetan ka võib-olla eriti sõltub sellest artistidest ja et kas see on rohkem siuke liikuv või on see siuke hästi endasse sügavale minemise rännak või mis iganes. Kellega sa oled teinud? Trutov, üks oli Kajas ja teine ja seesama just I Am Alive üks kontsert ja Trutov Now on ju. See, mis oli Kumus, see oli okei, kuna seal oli nagu, ta oli veits nagu teistmoodi, seal sai külgede peale taga, sai nagu seista, tantsida, hängida. No lõpuks oli kogu lavale. Laval olid inimesed ja see oli niuke teistmoodi. Aga ma ise ka tunnen, et no ei ole nendel ka midagi viga, kui inimene tuleb ja tooli peal vaatab, aga kuidagi endale nagu kõnetab see rohkem, et kui on mingi teistmoodi koht nagu, et sa saad selle vibe'i nagu luua ja inimesed on nagu kuidagi nagu võib-olla ringikujuliselt või kuidagi koos seal, et ei ole see, et nagu sektor 2, nagu koht 43 on ju, et sa oled seal ja lihtsalt nagu kuulad ja vaatad. Tead, mis on kõige veidram koht, kus ma olen korraldanud 2 asja, üks oli ekstaatiline tants ja teine oli Joosep Kõrvitsaga vist oli kontsert, nagu tsellokontsert, on kunagine Staatusklubi, oli seal Paldiski maantee ääres, vaata on ju, Haabersti seda nagu keskust on ju, ja
seal oli nii, et see klubi siis nagu läkski kapremonti ja seal oli bassein ja see kõik lasti tühjaks. Ja ma ei tea, kus mul tuli see idee, et mul tundus nii hullumeelne see, et teeks selle kontserdi seal basseinis. 25-meetrine bassein, paneks toolid sinna sisse põhja, nagu hullumaja nagu basseinipidu on. Et homme on parem päev, homme lastakse vesi ka sisse. Umbes selline tunne. Ja see oli päris huvitav, see nii, et lähed trepist alla, nagu läheks nagu ujuma, aga lähed trepist alla tühja basseini, istud maha seal ja siis koged seda, mis tunne on ja merevaade on samas sul kõik on. See oli päris niisugune ühtepidi crazy, aga jällegi, ma arvan, kes koges, no palju sa saad võimalusi selliseid kogemusi elus kogeda, vaata, või siis kuskil pilvelõhku ja katusel teha ekstaatilist tantsu või siis allgaraažis teha, et ma olen hästi palju katsetanud, et ma olen nagu katsetanud ka Maakri selles kaksiktorni all foyees on ju ekstaatilist tantsu, aga see on jällegi, et seal on oma võlud ja ilud ja võlud, et jällegi on mingid kunstiga tehtud näiteks lagi, mis oli metalltükkidest ja siis kui see heli läks hästi kõrgeks, siis need hakkasid kõik võbelema, see tekitas niisugust veidrat heli, et inimeste kõrvad vilistasid, jällegi ei tea ju ennem ette, kui sa oled selles keskkonnas ja see kõik asi toimib teatud sagedusel, alles tuli see välja, jällegi nagu huvitav koht ja ma mäletan, et omanikud kartsid meeletult, et seda, et inimesed tulevad kainena tantsima. Meile pandi topelt kohustus mingid turvameestele. Kõige huvitav, kained inimesed ja topelt turvamehed, kõik maalid kindlustati ära, selle me pidime veel kinni maksma, see kindlustuse topelt mingi kindlustusega. Ja siis kuuled, et aga samas korraldati just pidu, kus oli nagu vabalt kättesaadav alkohol, inimesed oksendasid, kaklesid, kukkusid, kõike seda ja siis ei olnud midagi nagu. Aga see, vaata kui suur hirm on inimestel sellise teistmoodi, mis on nagu sellist tavakeskkonnast väljas asjadel, kui suur hirm on sellise tundmatu ja teadmatuse ees nagu. Ja mõtlesin, et need ei saa normaalsed inimesed olla, kes kainelt tantsima tule, nad peavad ju midagi hullu korraldama. Kahtlane värk, aga selliste asjadega on pidanud kokku puutuma. Nagu. Kui sa mõtled tagant järgi, millised sinu kõige suuremad sellised asjad on, mida sa oled korraldanud, on sul midagi, mis sul kohe meelde tuleb, sellised korralik ettevõtmine ja võib-olla mille üle sa ise uhke nagu ka oled? No ma arvan, et need ongi kõik igasugused erinevad festivalid, et need on olnud ju siin Blistonia festival, mida me Tom Valsbergiga koos korraldasime, mis hakkas ka kasvas päris suureks, siis ka Ühenduses festival, mida ma ka 3 aastat aitasin korraldada, siis Rõõmufestivalid ja nüüd Südamega südamesse festival, et täitsa keset loodust teha midagi, mida ma ei olnud kunagi teinud, kus ei olnud piisavalt voolu, sa pead sinna generaatoritega vooluor kunnima, sa pead sellel toidlustuse ära lahendama, kõik tualetivajadused, et inimesed saaks pargitud, kõik see on kogemusega tulnud. Sest vaata tihti inimesed, kes hakkavad tegema, tahavad algus küll hästi suure mastaabiga teha, aga puudub kogemus selles osas, et palju on vetse vaja, palju on voolu vaja sinna maapinnale, kuidas lahendada inimeste sissepääs ära. Parkimine on kõige hullem, et naabrid pärast ei oleks su peale elu lõpuni vihased ja sa sõidaks nende hoovisid üles ja nii edasi. Ja see kõik on tulnud läbi selle, et ma olen saanud need õppetunnid kõik kätte. Läbi mingite sündmuste korralduse, vaata. Ja niimoodi sa kasvad kogu aeg, et see on nagu enesearengi kasvki, samamoodi on sündmuste korraldamise, sest tegelikult ega see mingi mastaab, nagu ta Urmas Sõõrumaa on hästi öelnud, et tegeleb kinnisvaraga, et kas sa tegeled siukse 3 majaga või 3 kvartariga korraga, ega see töö, nagu see dünaamika on üks seal, lihtsalt rasmah on teine või selline
võimsus on teine. Energiakulu põhimõtteliselt, kõik see järjekord, kuidas sa pead tegema, kõik on enam-vähem sama. Sa pead lihtsalt nagu, noh, kuhu sa siis energia paned, muidugi riskid, jah, tõsi. Riskid on sama palju suuremad, kui palju see kõik on. Aga noh, jällegi õpid kandma nagu nende riskide võtmisega ka seda, et jääda usaldusse. Muidugi on olnud nagu, noh, nagu ma ütlesin, selliseid tundeid, et istud maas ja teed suure asja ära ja lõpptulemus on ikkagi see, et nagu restorani ärideski on ju, mõnede jaoks on see loomulik, et läks metsa, kannan maha, et vahet pole, on ju, et las need kõik inimesed kannatavad, kes seal asjadest ilma. Ja et see on nagu päris raske tunne nagu. Et kas siis pikaks ajaks jääb veel sisse see jälg, et kas ma üldse tahan uuesti korraldada ja et ühtepidi minu nagu sisemine kõige suurem soov on anda inimestele võimalus kogeda midagi erakordset, midagi teistsuguse energeetikaga, mis jääb kandma, mis tekitab sinus hoopis teise perspektiivi pidutsemisest ja nii edasi. Aga see ei ole kõige kergemat teed pidi tulnud ja väga tihti on olnud see tunne sees küll, et nüüd aitab, et see sai nüüd küll viimane piisk sellesse merre, et ma enam ei taha neid kinnimaksmisi omast taskust teha nagu, et väga valusaid õppetunde on olnud, aga jällegi mingi hing ei anna rahu ja hing ütleb, et see on sinu missioon siin elus ja paneb jalaga tagumikka ja ütleb, et davai, midagi ei ole teha, et keegi teine ka ei tee, võib-olla on ju, et sa pead olema üks sellest inimesest siis, kes siin elus seda tööd teeb nagu. Ja see on olnud, siiani on see olnud nii. Ja tegelikult on nagu äge ka teha samas. Ma näen seda, et me põhimõtteliselt võtame ette nagu tühja selle kanva nagu, selle, kuhu peale maalida saab. Ja siis me hakkame nagu maalima seda pilti omamoodi vaata. Muidugi. Sündmuse, kõik valgused, heli, kuidas see, kõik nagu dekoratsioonid, asjad, et on nagu nii äge nagu luua seda ja tuuagi see enda nagu visioon päris ellu nagu ja keda sa seal laval näed ja kuidas ja kõik nagu, et seda on nii äge tegelikult teha ka. Aga peab olema, vaata, ma ei kujutaks ette, et ma suudaks seda teha tõesti siis, kui mul ei oleks seda enesearengu võib-olla teekonda selja taga ja rohkem, et ma oleks nagu palju hirmusid endas ära vabastanud ja et ma julgen võtta nagu lõdvestusega neid riske või usaldada, kõige õigem sõna on, et usaldada, et saab parim toimuma nagu, et ja usaldada inimesi, et oma ala professionaalid tulevad ja et sa ei pea kõike kontrollima, et lase neil ka teha asja, anna oma visioon edasi ja nüüd on nende kord nagu siit on ju näidata või hiilata edasi ja näha on, et ega ka ütleme, et sihukeste sündmuste, sellise energeetikaga sündmuste osakool vaikselt tõuseb. Mina olen alati öelnud, et minust, üldse kas siis, ma arvan, et isegi huvitav oli kuulda, et näiteks New Yorgis ei olnud isegi alles nüüd vaikselt hakkas jõudma see ekstaatiliste tantsude nüüd praktiliselt 10 aastat hiljem jõudma siis sinna, et inimesed nagu janunevad ka seal selle järgi, et tahaks, et oleks siuke keskkond, kus ei ole kohustatud ennast purju jooma ja ei ole purjus inimesed, isegi kui sina tahad kaine olla, siis teised ikka on purjus ja pärast vahepeal sa mõtledki, et lihtsam on endal ka võtta mingi kokteili, siis ma olen nagu ühes sageduses, mis on tõsi. Vahest ongi pidanud seda tegema, sest et lihtsalt ei saa muidu üldse olla seal, on ju. Aga kui on kõik jälle nagu omas elemendis ja puhtad ja kained, siis isegi New York Times kirjutas sellest nagu, et mul üks tuttav korraldas selle ära ja ütles, et vau, et inimesed tulid ja olid nii lummatud sellest kõigest, on ju. Ja ma arvan, et nagu ikka, eks siin Eestis ka, et täpselt nagu see mood jõuab siia nagu hilinemisega 1 aasta või 1,5 või 2, siis samamoodi jõuavad need kõik need, võib-olla mis mujal juba toimivad, siis Eestis tuleb see nagu järellainetusena mingi aja nihkeseks ja tundub, et võib-olla nüüd hakkab jõudma ka see, et see nii nagu on
vaata nagu tootmisse on jõudnud alkoholivabad joogid ja mullijoogid ja veinid ja kõik, et noh, tõesti, et ma saaks nagu tunda seda tunnet, et mul nagu mõnusa maitsega asja juua, aga samas nagu ma saan pärast sõita ja ma ei pea panema riskikausile siin teiste inimeste elusid või endagi elu, on ju. Ja mul on järgmine päev hea olla, kõige tähtsam. Järgmine päev hea olla ja ma ei pea nagu seda sellise väsimuse ja pingutuse ja stressi arvel, et pärast ma siis 3 nädalat olen nagu see räim õlis, on ju, ja ei viitsi mitte midagi teha, vaid mul on järgmine päev jumala hea olla. Pidu lõppes normaalsel ajal, ma sain kõik sealt kätte, mis ma vajasin, on ju, sotsiaalselt poolt, tantsimispoolt, on ju, energeetilist poolt, vabaks olemise poolt ja kõik veel, mida iganes. Ja siis järgmine päev tunnen ennast ka täiesti hästi ja soovin tegutseda, ei soovi nagu lihtsalt olla seal pea teki all ja mõelda, et kuidas see elu saab nii hull olla. Ja. Ma nüüd ka paar aastat ei ole ühtegi sündmust teinud, kuna see võtabki nii palju energiat ja peab olema nagu jõudu, et see asi ära nagu vedada. Ja ma olengi väga tänulik sulle, et sina näiteks selle avaree nüüd ette võtsid. Et see oli midagi, mida mul endal ka oli plaanis, me olime samal ajal siis nendega suhelnud ja ma olin ka avareega nagu mingi paar aastat juba nagu kuidagi meile vahetanud, aga ei olnud asjaks nagu läinud. Ja kui ma nägin, et sina teed, kordagi ei olnud seda tunnet, et nagu mingi, et umbes ma tahtsin teha, nüüd Tiit teeb, vaid hoopis mul on nagu tänutunne, et keegi võtab selle enda kanda. Ja see on ka põhjus, miks ma täna saadet sinuga tahtsin teha, et sellel teemal ka rääkida ja inimesi kutsuda, kuna see on midagi väga erilist, midagi, mida mina ise ka tahtsin väga teha. Ja nüüd me saamegi koos seda luua, et või selles suhtes, et mina annan oma energia ka sinna taha ja ma kõik võimalikud inimesed kutsun sinna ja ma tean, et see saab nii äge olema. Aga ma võib-olla räägin natuke enda lugu ka, mis lugu mul endal on. Jaa, muidugi. Et ma elasin muidu maal, ma mängisin jalgpalli ja ma kolisin Tallinna, ma tulin gümnaasiumisse. Arte, sama ju, me oleme ühe saate teinud ka, me oleme rääkinud selle teema. Jalgpalli, ja. Tiit on see esimene külaline, kes on teist korda mul täna, et Tiiduga eelmine saade, seal me rääkisime nendel teemadel ka, aga kolisin Tallinna Arte gümnaasiumi, kus on Tiit ka käinud, jalkaklass samamoodi nagu Tiit kunagi Lõvide all mängis. Nii huvitav, meil on ikka nii sama teekond. Hingegrupp on sama. Ja olingi Arte gümnaasiumis ja ma kolisin Tallinna, kuidagi tulid ikka need peod ja jalgpallurid on ikka vanad joodikud, nagu kõik teavad. Ja sellel ajal oli ka nii. Ja oligi, tulid maalt linna, kõik tuled ja viled, kõik oli nii äge. Ja ma ei tea, kus see tuli mul, aga ühesõnaga toimusid need alakate peod, 16 pluss mingid peod. Ja seal ma nagu käisin mingitel aegadel ja ühel hetkel nagu neid ei toimunud enam või kuidagi oli vaikus, midagi ei toimu. Ja meil tuli klassivennaga tunne, et hakkame nagu korraldama. Tegime ühe väiksema mingi tondi peomajas, mingi korralik läbu. Politsei tuli kohale, viis sealt mingi 40 inimest ära, mingi täiel. Siis kui te veel alaealised olite? Ja aga samamoodi, et tulime nulli ja nägime, et et tegelikult siin nagu mingit potentsiaali on, et kui teha natuke suuremalt. Läksimegi kuhugi, ma ei tea, kas see oli Arena 3 ööklubi seal Sadamas, nüüd on seal äkki Suve terrass. Seal oli kunagi ööklubi, tegime seal juba saime mingid mõned 100 eurot kasumit, siis läksime kuhugi Cat House'i, mis oli Viru kõrval. Viru nagu peasissepääsu kõrval oli niuke ööklubi 2-korruseline, nüüd on seal see toidumaailm või see toidutänav Viru oma, seal oli kunagi ööklubi ja seal nagu hakkas see asi kerima ja tegime suuremalt ja mingi aeg oli seal niisugused peod, et üleval õues oli kõik inimesi täis. Ööklubi ülemine korrus oli paksult täis, alumine
ja siis hakkas see kuidagi pall niimoodi veerema, et hakkas suht palju nagu raha olema ja meripõlvini, no ma ei tea, paned seal, sõidad taksodega ja laiad ringi, onju. ja, ja seda ma siis tegingi 5 aastat, noh, kuidagi niimoodi keris ja lõpuks oli kõik need Hollywoodid ja Sunsetid ja kõik niimoodi, onju. Aga see oli kõik hästi ebateadlik nagu. Ma lõin siia maailma segadust nagu ja sa mõtled läbi nende pidude? läbi nende pidude, et noh, kõik selline alkoholi asi, et ma ei toonud siia maailma midagi ilusat, harmooniat, vaid ma lõin pigem nagu jah, seda alkoholi sagedust. No jah, seda küll, aga ütleme, et sellel hetkel, kui sa täpselt olid seal, kus sa olid, on ju, andsid sa ju endast parimat, sa mingit pidi sa ikkagi lõid mingit väärtust, et tekitada inimestele koht, kus oma vanused saavad koos käia, sinu perspektiivist hea muss, hea ruum, on ju, ja nii edasi, et noh, me ei saa nii võtta, on ju. Jah, seda küll. See on arenguks on väga vajalik, eks. Jah, see on hea nagu vaatenurk, et aga jah, see oli hästi öeldud, et minu perspektiivist hea muusika, et et see oli küll omal ajal ikka, no mis kuradi prügimussi sai kuulata. No jumal, jah. Kui nüüd kõigele taha vaadata tagasi, siis me ju ikkagi alati tunneme, et mõnikord tahaks nii teha, et pea liiva alla pista ja öelda, et oi, mis on tehtud, on ju. Aga sellel hetkel tundus see ülikõva ja üliäge, on ju. Ja ma arvan, et 21-selt oli see, et ma läksin ka reisima, algul Austraalia ja sealt edasi väga mitmed erinevad maad, ka Bali ja kõik sellised. Ja ma tulin tagasi, ma hakkasin hingamisi tegema ja kohe suht hakkasin retriite tegema ka. No nüüd oli juba täiesti teine mina, teise koha pealt hakkasin looma. Tulidki need Ürgsäve retriidid, kus sina ka oled mitu korda käinud töötube tegemas. Ja sealt tulidki erinevad ka kontsertid, kõigepealt Eesti omadega, rändajad ja asjad ja oli ka, ma mäletan, Martin Saar mängis seal ja Ivo Malm ja asjad ja niimoodi ka vaikselt see pall läks nagu veerema, ka lauluringid. See on väga äge, et sa uurijad Eesti tõid, need on olnud väga ägedad, ka elu muutvad, ma arvan, sagedust tõstvad asjad. Aga vaata, ka kõik on juhtunud spontaanselt, et ei ole nagu mitte midagi ette planeeritud, vaid see üks hetk tuleb su info välja ja siis tekivad võimalused ja siis tekib juba kontakt ja siis tekib juba vaatad, et ongi siin, on ju. Et see on äge, et kuidas elu hakkab nagu sind kohe nagu toetama nende sündmustega, kui sa oled otsustanud, et ma toon sellist sagedust siia. Nagu. Ja mingi aeg ma läksin Kohpanganile ja seal ka toimub väga palju neid erinevaid asju ja seal mul lõi nagu inspiratsiooni täiega lahti ja tahtsin nagu midagi veel suuremat teha ja oligi tunne, kumma ma nüüd ennem tegin. No ühesõnaga oli tunne teha selle Ape Chimba ja Mousiga ja algul panime selle Viirelaiule, aga siis muutsime koha ära, kuna Viirelaiuga kulud ja eelarve läks nii suureks, sinna peab kõik telgid ja asjad paadiga kohale viima, helid ja kõik valgused ja bla. Et see oli nii hull, et me ikkagi viisime ta Illiku laiule, kus toimub Island Sound ja ja kui mulle väga meeldib Island Sound, ma olen seal väga palju käinud, Paap ja Taavet, üliägedad vennad, nagu kõik see kunst ja kõik, mida nad seal loovad, on nagu üliäge, aga lihtsalt mingil hetkel nagu see minuga ei resoneerunud lihtsalt enam. Et ma ei taha nagu, ei ole valet, ei ole õiget ega valet, kõik on nagu õige. See, mida nad seal loovad, on nagu tippelamus, aga mina lihtsalt tundsin, et ma ei taha seda luua, et kui oletame, inimesed lähevad praami peale, kõigil on zombinäod ees, eluenergiast tühjad, sellised, pohmakas, magamata kõik, et enda nagu soov oli luua midagi, et inimene tuleb, ta läheb pühapäeval ära ja ta on nagu
ta on täidetud ja eluenergiat nagu pakatav. Ja kuidagi oligi soov, et ma nagu tahan ka seda nagu harmooniat tuua rohkem ja seda tervenduse sagedust. Ja tegin ka selle Nessi koomesega, oli ka selline Endla talu selline küün, kus muidu toimuvad pulmad, selline valge lühtrid laes. Seal tegime Nessi koomese, oli ka välja müüdud ja väga palju inimesi veel tahtis sinna tulla. Korralduse poole pealt väga palju õppetunde ja see Ape, Jimba ja Mousi asi oligi viimane asi, mida ma olen korraldanud, kuna ka jäime nii-öelda miinusesse, maksime natuke peale. Ivo Malmi ja siis veel suure tiimiga väga äge loomine oli, aga lihtsalt ongi nii räige ettevõtmine, et siis nagu kogu toogu ennem kui midagi tegema hakkab. Järgmist tahad teha, on ju. Ja see avaree oligi nagu see, mida mul oli mõttes teha. Ja nüüd sina teed ja mul on selle üle hea meel, et on võimalus niimoodi ka minna sündmustele, et saad minna nagu külalisena. Et see on nagu nii hea tunne teinekord. Mul oleks olnud ülihea meel, kui sa ise oleks toonud selle. Vaadates seda, mis ma siiamaani olen pidanud läbi kogema kogu selle tiimiga ja nende jaoks on ka ju läinud asjad nagu üsna mastaapseks. Nad praktiliselt iga nädal külastavad 2-3 riiki ja kogu see mastaap siis see tiim, kes elavad oma elu, kes ei olegi kunagi võib-olla ise sündmusi korraldanud, nende jaoks tundub see kõik nii ulme, nad ei tea ja mis on võib-olla tõsi mõne riigi korraldajaga, kellel ei olegi kogemusi taha, aga vahest mul on tundunud kogu seda tiimi nagu dünaamikat vaadates, et kas me elame nagu lasteaias, et kas me peame päriselt nii palju küsimusi küsima, kas me peame päriselt kogu aeg mingit pulssi nagu näppu pulsil hoidma, et nagu vahest mulle tundub, et see on kõike nii palju, iga asja jaoks, iga uus inimene, ma pean suhtlema reaalselt meilitsi 10 inimesega, erineva inimesega nagu, kes igaüks tahab midagi. Igaüks tahab, et mingid, kus sa nüüd oled, palju sa nagu nüüd midagi müünud, kuhu sa täpselt panid, et ühtegi asja ennem ei saada välja, kui me oleme kooskõlastanud nii siis koosolekud, et heliga, et me ei usalda, et Eesti kohta üldse arvatakse, et me elame päriselt ka nagu, ma ei tea, Siberis, umbes nagu. Ja siis kui nad siia tulevad, siis mõtlevad, vau, mis teil siin toimub, ma ei teadnud, et selline riik on olemas. Ma olen nendega jalutanud mööda nagu juhuslikult sain nendega siin kokku suvel, et neil oli mingi priva üritus siin on ja juhuslikult saime kokku, eks. Ja samamoodi, isegi oli nii, et tiimi pea ütles, et ei, et sul pole aega, nendel pole aega suga kokku saada ja siis lihtsalt tänu sellele, et see priva üritus oli mul läbi ühe tuttava inimesi, siis orgunniti nagu see kokku saamine, nii et läksime õhtust sööma, ma ütlesin, et õhtust ikka peate sööma ju. Ja me kasutame selle aja loome ühenduse ennem, sest minu jaoks on hästi oluline, et ma tean, kellega ma koostööd teen ja kui ma oleks tundnud, et need mehed on ka mingid ülbed, mingid jurakad ja ma oleks seal asja katki jätnud, päriselt oleks katki jätnud, öelnud, et väga tore oli koostööd teha, aga tehke kuskil seal, kes on teiega nagu samal kohas on, aga ülimeeldivad inimesed, ülikohal olevad, siuksed elukogenud südames, väga, väga mõnusa pehme energiaga mehised mehed. Ja see, nende kontserdiga ära kogedes sain aru, et vau, nii ägedat asja teevad, on ja siis tekkis see kohe nagu teine perspektiiv selle kontserdi korraldusele, et ma olen isiklikult tuttav inimestega, et ma ei ole lihtsalt võtnud kuskilt infot, hakkame tegema midagi, sest siiamaani ikkagi elus kõik need sündmused, mida ma olen korraldanud, mul on olnud mingi isiklik kontakt või mingisugune seeme seal, et see käivitab mind. Ja ma saan sealt nagu siukse õige energia taha vaata, et mitte ei ole ainult see mõistustasandil, et äge on teha, et saab kõvasti pappi ja jube popp asi ja ei, see ei ole. Minu jaoks peab alati kõnetama see asi. Et olgu ükskõik kui kõva asi, aga kui see mind ennast, ma ei saa teha asju enam. Vanasti oleks saanud. Väga oleks saanud öelnud mingi ühe nime, teadnud, see muss mulle endale üldse ei meeldi, aga teeme, sest see toob palju pappi sisse.
ma enam ei saa teha. See asi peab mulle endale meeldima. See asi peab mind ennast heasse kohta tõstma energeetiliselt, et siis mul on lihtne. Mul ei lasta enam teha teistmoodi. Ja see oli ka see, et ja jällegi nagu ja lõime ära selle niimoodi, et saime kokku, meestel oli üli ja meel, sest nad ei teadnudki, mida need manageerid seal vahepeal udutavad. Juba lihtsalt, no nemad elavad oma elu ja nendel on mingi tähtis, et me saaks puhata ja mis on tõsi, on ju, ja nad niimoodi ei mõtle sellest perspektiivist, et kuule, et see on ju vajalik, et see ühendus toimuks, sest suur asi on tulemas, on ju. Ja tõesti, et eks see oligi äge, et tuua, et andagi see võimalus Eesti rahval ka kogeda. Nende jaoks on Eesti rahvas või Eesti sellise kohana hästi väike koht ja me pidime nagu orgunnima neile ka nii-öelda 12 lähiriiki, et nad oleks nõus tulema, et nad võtavad terve Baltikumi tervikuna vaata ja siis õnneks siin Inese, kes on Estastonne korraldaja, siis võttis selle vastutuse, et tema võttis siis selle Läti ja Leedu enda kanda. Nii et me saime tervikuna selle ära korraldada, eks. Aga see jällegi siin need korralduse värgis, et ma ootasin reaalselt pool aastat vastust, kas jah või ei, teeme ei tee, mis kuupäeval teeme, pool aastat, sul peab närvi olema. Ja ma ammu räägin neile, aga kohad lähevad ju järjest, praktiliselt aasta aega ette on head kohad, sest et sügis on nagu kõige parem ju kontserdi korraldamise aeg üldse. Pime aeg, kõigil on see nagu võib-olla niisugused soojad kohad ja kliima on juba natuke jama meil siin on ju ja kõik tahavad sees käia. Ja siis oligi nagu see, et kuidas siis selle, et kuidas siis saada nagu need nagu heasse saali ka, sest et järjest mida rohkem aeg lähemale läheb, seda vähem võimalusi on ja sest nende üks eelis on see, et see lava peab olema saali keskel ja selliseid saale ei ole palju, et oleks ruumi ümber ka olla, vaata. Aga lõpuks siis leidsime sellise Nobeli saali siis Noblessneris, mis on kihvt vana nagu sadamahoone või tehase hoone on ju, mis on nagu siis kõik selleks on vajalik olemas, et ägedalt teha seda asja ja nad isegi olid täitsa üllatunud, et vau, see on nii äge. Ja nüüd tahavad teha ka Eesti looduses nüüd oma mingit uut videot, siis filmivad siin Eesti looduses kuskil nagu videot ja siis selle kontsert ja katsud ühendada kõik selle nagu siis ühe video sisse. Et see on äge, jah. Sellel ajal lehed langevad ja kollane selline loodus ja punas. No kuule, ma arvan, meie loodus, meie rabad, meie metsad on üks ilusamaid maailmas. Jah, see on äge küll, kui inimesed on nagu ringis selle artisti ümber nagu. Me seal Saaremaal samamoodi Apečimba ja need olid keskel ja siis seal Hilliku laiu seal kuplis oli nii äge nagu. See oli ka valgus, oli nagu selle kupli laes ja keskel oli ikka laternad ja asjad ja nad teevad väga samamoodi ja avarii. Lihtsalt see hästi palju spontaansust, hästi palju tunnetust ja pigem see kontsert ongi siuke tähistus ja kergus ja tajumine ja lubamine. Jällegi mingis mõttes, et Kristjan Järvi, kõik niisugused suured nimed nii-öelda on hakanud looma seda nagu kohalolu spontaansus, et paneme peo käima selle energiaga, mis siin praegu ruumis on ja laseme ennast vabaks ja elame kaasa, tantsime ja kuna nad väga ei kasuta nagu siis nagu lauludel sõnu, vaid pigem siukest nagu häälega mängimist, siis ka see ei jää nii kinni nendesse sõnadesse, vaid lihtsalt tunnetad seda kõike. Jaa, see tuleb niuke äged tseremoonia, ma arvan, et veel ei plaani saadet lõpetada, aga nagu kindlasti kõiki kutsume, et on niuke tseremoonia nagu, et kui tihti me saame nagu panna mingid ägedad riided selga, minna nagu sa läheksid kuhugi restorani kallile õhtussöögile. Samamoodi see piletihind ei ole nagu kõige odavam. Palju see on mingi 75? Praegu on 65 veel ja ta tõuseb, siis läheb 70, siis läheb 75 on viimane. See ei ole väga midagi, et nagu... see on jälle, et hästi teha, see tegelikult on miinimumhind. Vaata nüüd, ma ise ka vanasti võib-olla vingusin, et pilet on nii ja
aga kahjuks sellistele sündmustele, kus ei ole alkoholi, ei ole toetajaid, on ju, et ei ole A. Le Coq'i ja Sakut ja kõike taga, kes tulevad siis müüma, kes maksavad sulle seal pool kinni, on ju, sellest. Midagi ei ole teha, me peame pusima sellega, et me saame ise hakkama, on ju, tänu sellele on kahjuks see pilet ka, et kui riik või linn või mõni sponsor tuleks ja ütleks, et kuule, ma annan sulle nii palju raha, tee selle võrra pilet odavamaks. Aamen, kohe. Nii et kõik, kes te kuulete, et te soovite alkoholivabasid sündmusi toetada ja panna õla alla ja te inspireerute ka sellest, et me siin, on ju, Juhaniga neid asju teeme, siis tulge appi, hea meelega võtame teid vastu ja teeme midagi palju suuremalt, ägedamalt, kui meil on see kindlustunne taga, et me saame seda teha. Me tahaks teha, paraku jääb alati kinni sellest, et me ei jaksa seda jamast taskust kinni maksta pidevalt. Vahest võib, aga pidevalt ei jaksa. Ma olen nagu, me plaanime ka pakkuda ühte sellist diili, et keegi nagu sponsoreerib, ja ütleme seal 40 000 eurot, ütleme. See on mingi mõne inimese jaoks ei ole mitte mingi raha nagu. ja oletame, et ta tunneb, et okei, no ühesõnaga, mis see mõte on see, et me proovime tulla nagu nulli. Kui me tuleme nulli, siis see sponsorlus on 0 eurot, et me nagu ei no saad aru küll. Ja, et olge meie garantiiks, on ju, või olge tagalaks meile, et kui peaks minema kehvasti, et aidake see miinus kinni maksta, on ju, et muul juhul me ei vajagi nagu seda toetust, aga olge olemas siis, kui seda vaja on, et see on hästi oluline. Nagu. Ei taha siin nutta ega kurta ega tekitada seda ohvrirolli, et see ärge valgesti ära saaga, aga see on hästi hea, kui keegi ütleb ja paneb ja toetab, see on nii ilus, kui kellelgi on see võimalus olemas ja ta saab seda teha. Ja, mul on see oluline, et oletame, kui inimesed tulevad vabatahtlikuks, et selle saan kohe sinult ka küsida, aga tihti on see, et ma lähen vabatahtlikuks, ma ikkagi tunnen, et nagu ma ei saa selles väga palju midagi, on ju, lasen üle, võib-olla hommikul ei lähe kohale, on ju, vastutustunne nagu vahel puudub, paljudel see on ka, paljudel nagu väga sellised vastutulelikud ja võtavad seda kui oma sündmust ja on väga olemas, aga ma tunnen, et kui sündmusele tuleb keegi nagu toetama, et anda neile ka mingi summa nagu, et nad tunnevad, et nad on seda väärt, et ja võiks ka alati võib-olla üks hea toetusviis on, mida paljud juba firmad kasutavad. Ecos on üks äge firma, kus on hästi palju teadlikkust juba sees, et nemad võtavadki alati nagu toetavad läbi selle, et nad kutsuvad oma kollektiivi osa võtma. On ju? Mis on üliäge, et sa tuledki juba sellega appi, et ma ostan kollektiivile päris nagu korraliku koguse pileteid, on ju. Ja siin on veel firmasid, et paljud ei ole tahtnud, et ma neid nimetaks, aga tegelikult see on üks viis, on ju. Et näiteks sa isegi tunned, et võib-olla, et rääkisime täna just, et mõni firma siis kutsub näiteks hingameid, tule tee meile tervele kollektiivile see hingamine või läbi selle toetad sinu tegevust juba. Et nagu see hingamise nagu üldse teadlikkusse toomine siin ühiskonnas ülivajalik, et inimesed võib-olla kogeks elus võib-olla ainukest korda, mõne jaoks jääbki võib-olla ainukeseks, aga mõni saab sellise inspiratsiooni ja enamus saavad, et kui äge tunne see tunne on, kui ma olen enda kammitsatest vaba ja hingan ennast vabadusse ja vabaks olemise tundesse, kus mu emotsioonid lahustuvad ja kus ma tunnen, et seda spirituaalset poolt ilma igasuguste aineteta ja mõtlen, et mis kõik veel on võimalik, või tunnen seda. See on äge. Hingamise puhul on äge see, et ta ei ole ainult mitte spirituaalne, vaid ta on nagu küllaltki kehaline, et seal ei hakka keegi jumalatest rääkima, seal ei ole nagu mingit asja ei ole. Me lihtsalt hingame, asjad juhtuvad, pinged vabanevad, emotsioone tunneme, mida võib-olla pikalt ei ole tundnud, et selle puhul on äge. Ja kui inimene näiteks siin nüüd
tahabki oma nii-öelda kollektiivile hingamist teha. Ma tunnen, et ta ei toeta mind, vaid ta toetab oma kollektiivi, et see on lihtsalt nagu võimalus, kuidas oma inimesi, oma ringkonda toetada ja seda väga ilusalt teha nagu. Ma isegi ei tunne, et ma hingamise puhul mingis mõttes nagu toetust vajan või nii, et see on äge, ma olen väga-väga tänulik, kui inimesed kutsuvad mind oma kollektiivi ja nii, aga selle, jah, ma tahtsin nagu parandada seda, et nad ei toeta mind, vaid nad toetavad neid inimesi, kellele nad Just. seda tellivad. Noh, aga mingil määral ikkagi sinu nii-öelda tegevust ka, et sul oleks ikkagi jõudu ja jaksu, midagi ei ole teha, me elame sellises maailmas, et valida ägedaid ruume, kus teha, et ikkagi jääda sellele teele, mis on tihti väga nagu väljakutsete rohke, et jääda sellele teele, sest ei ole nagu see suure hurraaga, et jah, me võime selliste teooria tasandil staffi toota välja, kus enamus maailm on kinni, istume seal teooria tasandil, loeme neid artikleid ja muudkui eietame, aga keegi ei lähe tegevusse. Sest see on järgmine step, on. See on järgmine aste, mine tegevusse ja 3. aste hakka nagu võtma vastutust sealt nende asjade eest, mis nähtavaks tulevad, on. Et see on pigem see, et sul oleks nagu jõudu ja ressurssi ja tahet jääda sellele teele ja et mitte, et ma lähen homme Bolti sõitma, sest sorry, aga mul on vaja maksta nagu midagi ei ole teha oma elamise eest, oma söögi eest, oma laste eest, kanda hoolt ja nii edasi, on. Aga ma tulen korra veel siit tagasi selle avaree juurde ja üldse nagu kõikide nagu siis sihukeste artistide juurde, kes on Eestis käinud ja noh, jällegi selleks on olnud pikaajaline kogemus ja see, kuidas mina olen tundnud, kuidas mina sooviks, et kui ma olen artist siin Eestis, kuidas mind vastu võetakse, on. Ja siis ma näen, kui palju on hirmu ja tõesti, ega erinevad maad, erinevad kultuurid, erinev arusaam, kuidas asju korraldada, kuidas artiste vastu võttes on nagu päriselt äärmusest äärmusesse, sest sellepärast ma juba saan aru, et nende murest, et kuule, kas sa ikka hotelli koha panid kinni ja kas me ikkagi magame voodis või magame põrandal, kas magame sinu vanaema juures madratsi peal või magame päriselt linade vahel, on ju. Ja nii edasi, kas sa ikka süüa ka sööma viid mehed või kas sa ikka lennujaama lähed vastu ja sellised küsimused, noh. Ja vahest mõtled, et päriselt ka, noh. ja noh, vaata, minu jaoks on just hästi oluline, et minu jaoks on iga artist, kellega ma ise nagu koostööd teen, et see on nagu minu parim sõber või minu pereliige, nagu, et kuidas ma sooviks talle nagu seda kõike, mis muljet ma sooviks Eestist jätta, on ju, kui sellisest maast, et see on nii oluline. Ja pärast nad ikkagi on tagasiside andnud, et see on nagu best of the best on nagu see vastuvõtt, see päriselt, mis siin Eestis toimub, et nad näevad ka, et milline inimeste nagu, Eestis on tegelikult päris hea see teadlikkuse tase ja mis on kõige huvitavam, et mida nad on märganud ja mida ma ise ka märkan ja ma pean neile tihti ka segema selgeks, et Eestis on inimesed, kes tulevad kontserdist osa saama väga jalad maas inimesed. Enamus juhivad päris suuri firmasid ja teevad päris maiseid asju, et ei ole see, et kes müüvad rapeed siin nurga peal ja puhuvad sulle ninna rapeed, on ju, et nad ei ole see tüübid, et nad reaalselt juhivad väga-väga suuri asju siin ja neil on jalad maas ja tänu sellele võib-olla tihti need Eesti kontserdid on natuke teises võtmes kui teistel maadel, on ju, et inimesed ei istu võib-olla põrandal, vaid istuvad normaalsete toolide peal või siis ei olegi see nagu need saalid kujundatud sellised, et lähed nagu vanapagana juurde, vaid hoopis teistmoodi on kujundatud saalid, sest me oleme teistsugused, noh, eestlastena. Meil on nagu jalad väga maas ja samas me oleme nagu üsna spirituaalsed, vähemalt minu perspektiivist ja meil on see spirituaalne pool olemas, sest nad on ise üllatunud olnud ka, et kõik artistid, et kui nad nii-öelda tutvuvad kellegile, siis ütled, kuule näed, see juhib seda ja see juhib seda ja sellel on siin need restoranid ja sellel on see suur firma, et ei ole võimalik ja need inimesed käivad meil siin kontserdil, jaa. Sest nende jaoks on oluline see pool,
ei ole ainult see materiaalne pool, vaid mul oleks vaja nagu seda kõrgemat poolt ka, nagu et ühenduda nagu selle poolega ka, vaimse poolega. Nii et see on nagu täiega nagu kingitus Eestis. Ja meil ei ole nii tugevaid võib-olla religioosseid mõjutusi ka siin, nii et midagi ole teha, me Taara usust oleme tulnud ja see on meile nagu sinna sajanditega sinna ihurakkudesse jäänud, et me oleme ise, paljuski ise mõtlev rahvas on ju, ja ise tunnetav rahvas võib-olla kõige õigem sõna, et meil on Eesti rahval on seda iseenese tunnetust väga palju sees. Ja see me ei ole nagu nii ajupestud religioonide poolt. Ja see on suur kingitus on. Ja nad tajuvadki, et mingi energeetika siin Eestis on. Ma ei saa aru, mis see on. Aga mulle nii väga meeldib siin olla. Et see loodus ja inimesed ei ole siuke trillalla, trallalla, trullalla, ihihi, ahaha, vaid nendes on mingi sügavus olemas. Kui sa nendega räägid, siis nad justkui öeldakse küll, et eestlased ei ole viisakad. Aga tegelikult on abivalmis ja tegelikult on. Ei viisakad on, aga lihtsalt kinni nagu ei väljenda oma. No jah, aga nad on rohkem sisse poole. Vaata, mis ei olegi. Jälle ei ole seda ülevoolavat väljapoole olemist, et kui hakkad seda vaimsusega üle mängima ja tegelikult tead ju ise, et kõige suurem vaimsus on see, kes kõige vähem välja näitab. Ei ole vaja jätta endast muljest, vaadake, kas te kõik ümberringi näete, kui vaimne ma ikkagi olen, mida on väga palju selles maailmas. Eriti, kui sa lähed enesearengu maailma sisse, siis esimene kiht on alati see, et kas te näete, et ma astusin ka vaimsesse maailma. Ja paljud jäävad kinni. Paljud jäävadki sinna kinni ja ei saa aru, et nad seal kinni on. Kõik muu välimus reedab, et kurat, see tüük peaks olema või see naine peaks olema väga spirituaalne, aga kui seda hakkad rääkima, siis vaatad, ei ole üldse sügavust, ei ole kohalolu, lappab täiega nagu, et sellist nagu joondatust ei ole, stabiilsust pole, lapsed pilladi-palladi, ärid pilladi-palladi, kogu aeg võetakse laenu, ei tule sealt kunagi midagi, rendid maksmata, kõik asjad, see puudub, sest et ei ole kohalolu. Ja ei ole vastutuse võtmist tegelikult, põgenetakse kogu aeg. Et see on nagu see, mis on tegelikult jälle Eestis on seda nii palju rohkem, et inimestel on jalad maas, ja nii jalad juured maas, kui nagu ühendus ülemise poolega olemas. Järvi räägib ka seda väga palju, et ta tuli siia ja ka nägi, et seda mingid võlurid ja kes on mingi sauna vana ja kes on mingi, kõik tegelevad mingite huvitavate teemadega, aga samas juhivad ka mingeid ettevõtteid, et see on äge nagu. Kuidas sul endal meelte videvikul jäi, sa olid ju laval ka? Jaa, ma käisin laval ka, et mul oli küll siuke kella 3 aeg, kus juba olid kahjuks paljud svipsis juba ja midagi ei ole teha, et ma ei ole, kui ma ise ei nagu alkoholi tarbi, siis ma ei ütle, et ma nulli peal olen, aga ma seal, kuna mul oli vaja minna ka hingamisharjutusi tegema ja pidin ise väga kohal olema ja selles kõiges ja püsti jalu veel hingamisharjutusi edasi anda, siis oli väljakutse nii kaua oodata või nagu olla olemas ja kahjuks oli seal ees ridades ka tüüpe, kes olid juba väga svipsis ja kes tegid nalja selle üle ja samal ajal rääkida, olla kohal, haarata kogu massi, siis, kes seal veel on ju, ja siis mingid 3, 4, 5 tüüpi on täiega segajad sul ees reas seal, keda ei huvita üldse, mida sa teed seal, siis oli natuke keeruline, ütlen ausalt ära. Ja väljakutsuv, nii et aga samas nagu sündmus ise ja see kontseptsioon ja see julgus sellist asja nagu kokku panna on päris muljetavaldav sellise kaadervärgiga, kes sinna kohale oli kutsutud, on ju Eesti tippmuusikutest kuni siis ka nii-öelda enesearenguteekonnal inimesteni on ju ja siis kõik see kohavalik ja kõik muu oli nagu äge. Et annab ka vigadest õppida, parkimiskorraldus või kohale jõudmiskorraldus oli natuke kitsavõitu ja jäi võib-olla toppama paljudel tunniks ajaks seal kuskil, kiilus kinni kuskil, aga eks on ka jälle kogemuste õppimine ja
ja alati annab midagi paremaks teha. Iga sündmusega annab mingeid asju, eks see on läinud ka vaikselt niimoodi. Jah, meil oli ka enda viga ka, et varem kohale ka ei tulnud, et mega ilus loojang oli küll seal tume punane taevas ja nägime autost seda ainult, aga noh, ongi, et minas varem kohale. Noh, see on täpselt nagu see, aga no võt, see on alati, vastutusega pool jääb alati mõlemale poolele, tulijale ja korraldajale. Aga meil oli ka jah, et lava ees seal ka koperdati otsa, üks proua oli seal ikka jah, ka äärmiselt nagu võtune ja ka nagu jäi selline natuke mõnumaik ikkagi jäi sisse nagu, aga vaata, huvitav koht on see, et minu jaoks oli see üllatus, sest ma tõesti ei teadnud, et laulupidu ja tantsupidu, et need on alkoholivabad. Ma ei teadnud seda, ma arvasin, raudselt müüakse ja inimesed on üsna purjus ja õllet on saada ja null alkohoolseid jooke. Ja järelikult see on nagu tase, et on võimalik, kui tahta. Jällegi, inimene aksepteerib, kui sinu reeglid on. Et kui sa tõesti paned nagu selles mõttes selle reegli paika, et tegelikult teeme seda kainelt nagu. See oleks kvaliteedilt kordi kõrgem. Kordi kõrgem. Ma olen Kristjanile seda öelnud korduvalt ka. Ja tal endal oli ka ju, oli ka alkoholiga, oli ka nagu probleemid nii-öelda mul samamoodi, ma ei tea, kas sul oli ka alkoholiga kunagi? Mul ei ole probleeme kunagi olnud, aga eks ta on sai võetud kõvasti, ütleme nii, et kogus on ikka joodud täis, võiks nii öelda. Aga mul ei olnud õnneks, ei jäänud see kunagi nagu selliseks sõltuvuseks, et mu keha oleks hakanud värisema, kui ma alkot ei ole saanud. Need olid ikkagi nädala lõppude võtmised, ja ma oskasin ikkagi alati pühapäeval juba maha tulla, reedel hakkas, aga minu päevad olid ikkagi reedel laupäev. Et see on jah lüke, mida teha nagu, et alkohol maha võtta. Ma arvan, meelte videv ikka jah. Jällegi risk, suur rahaline risk, et tulla välja, sest see on jällegi enda sees ja midagi ei ole teha, et vaata tantsu ja laulupidu müüs ennast välja odava piletiga, ja müüs väiega välja, et kui sa õigel ajal ostsid, sa said 8 euroga pilet ja pärast müüdi neid mustal turul nii-öelda 50–100 euroga, sest olidki päris otsas. Aga seal on muidugi nii suur ka riiklik toetus taga ja igasugused muud toetajad, et nad saavad seda lubada, et see võiks olla riigi poolt väga tugevalt tolereeritud see tõesti, et kes teevad selliseid sündmusi, et me tahame ju, Tervisekassa peaks seda toetama tegelikult, päriselt. Et andke see 5 või 10 000 või ma ei tea, euri tõesti selle poolt, et läbi selle me ju toome vaikselt seda kultuuri, et saab ilma ka nagu teha just selliseid suursündmusi, kus oleks palju kõrgem sagedus ja palju rohkem kohal olevad inimesed ei lällaks ja mögiseks sellel ajal, kui keegi laulab, kuulaks päriselt, kui keegi räägib, aga seda mula oli väga palju seal. Olen kogenud ka jällegi, no ma ei tea, kas hakkad nimesse nimetama, aga oli üks selline pidu ja ka mingi välismaalt toodud selline väga kvaliteetne artist ja ta tegi nagu 12-tunnise seti niimoodi, et istus maas ja tegi nagu ulme helirännaku, väga äge oli. Seal ka inimesed lihtsalt nagu lihtsalt lällavad seal ees nagu vend paneb kunsti maha ja sa mõtled, oled 2 käega peas kinni, et mida te lällate, nagu mingi lallake mujal nagu. No ei oska, vaata, aga teistpidi vaata siuksed sündmused ja ma saan arugi, et enamuste jaoks ei olegi kerge lõdvestuda ja üldse siukest mussi vastu võtta või üldse sellises keskkonnast olla, sest ta vajab seda väikest julgustust, mis on ka jällegi mõistetav, on ju. Aga jällegi ise ma tean, et see on populaarsus ka, et sa saad rohkem suurema massi kokku ja nii edasi. Ja võib-olla see istutab mingisugusegi seemne su sisse, et okei, järgmine kord ma tahaks proovida teistmoodi kogeda, et alati lootus jääb. Ja see on ka, ma arvan, Kristjani kõige suurem soov, et nii läheks, on ju, ja ma arvan, meie kõigi soov,
et meid saaks olema rohkem ja rohkem, kes soovivad rohkem kohalolus ja sageduse tõstmises seda elu kogeda nagu ja heas sageduses püsimisena seda elu kogeda, et ma arvan, see on meie kõigi missioon, et kes seda teekonda käivad, et teades, et kui äge see on, siis miks mitte ja mul on just üks päev oli siin ka ühe Eesti mõistest tuntud inimesega, kes väga palju väga paljude firmade juhtkonnas on ja mul oli taga, ma ise ei mäletanud, aga mul oli taga olnud mingi aasta tagasi lihtsalt kuskil vestlus ja kus ma siis olin öelnud välja, aga kuule, aga võta seda sellisest perspektiivist, et äkki elad selle teise poole, 50-ndates on ka mees, on ju, äkki elad selle teise poole elust teistmoodi, rohkem teadlikumana, rohkem kohalolevana ja kõrgema sagedusega. Ja talle see jäi nii kõvasti kummitama, ta sellel hetkel oli täiega tuksis omadega, ei teadnud, kuidas biojoontelt maha tulla, kuidas alkoholilt maha tulla, kuidas ainete pealt maha tulla, kuidas kehakaalus alla tulla, kuidas rohkem tunda seda tunnet, et ma tahan elada, mitte seda, et ma ei taha elada. Ja nüüd on aasta aega mööda läinud ja tegi täieliku kannapöörde, hakkas toitumist jälgima, hakkas und jälgima, hakkas tervislikumalt elama, tegema võidlemist, kehalisi harjutusi, trenni, mitte ainult jõusaali, vaid tõesti seda ühendust kehaga, hingamisi, igasugust asju ja ta on totaalselt muutunud. 13 kilo vist alla võtnud ja tõesti ta tuletas meelde, aga see lause oli tema jaoks väga oluline. Ma ise ei mäletanud seda ja vaata, niimoodi me pillamegi neid, võib-olla ka seal meeltevidevikul neid seemneid välja või siis avareelgi või hingamisrännakutel, et käibki väike klikk ära. Ja meie jaoks väike asi, nagu öeldi see kunagi kuuleminekul, on ju, et inimkonnale suur asi on ja meie jaoks võib-olla väike samm on ja tihti meie ise ei teagi võib-olla, kui suure tõuke me läbi mõne lause, sõna, tegevuse, praktika, kontserdi anname kellegile. Nii on. Eks, nii et see on see, mida me saame teha ja ise inspireerume ka ju alati teistest inimestest ja see on nii äge. Jah. Ma plaanin tulevikus vähemalt kuidagi moodi oma toimetustega niimoodi luua, et mul on nii palju küllust, et ma saan mingit väga haigeid asja korraldada. See oleks suurim kingitus, mu oma elu suur unistus on ka, et ma saan nii vabalt luua, mis iganes ma soovin luua, et ma ei pea üldse raha lugema ega mõtlema sellest, kas ma tulen välja või ei tule, aga ma loon selle nii ägedalt, et kõik on hoitud. Ja selle alkoholi teema kohta veel, et tegelikult kui teha inimestele maailma kvaliteet asja nagu maailma kvaliteediga sellist nii-öelda teadlikku pidu või sündmust, siis tulevad tegelikult ka need inimesed, kes on harjunud tavalise peoga. Et meil ongi nüüd plaanis nagu, või mingit kindlat plaani ei ole, aga mõte jällegi, et järgmine suvi teha midagi nagu suuremat ja kõnetada ka neid inimesi, kes ei ole võib-olla harjunud selliste pidudega, aga et teha seda nii kõrge kvaliteediliselt, et nad tulevad ja saavad nautida nagu seda, mis seal toimub. Et mingid mõtted nagu on. No see oli ka minu mõte see aasta, oli see südamesse sündmuse puhul, et kus tõesti inimesed tulid nagu juurde, mida ma siis Gerdiga koos, Gert Reimbiga, Diaree ja Kerliga tegime, et just sama, et tuli ikka ütles, et päriselt me tunneme, et selles ruumis on totaalselt südameenergia avatud. Ja see oligi see mõte. Et ei pea olema väga suurelt see, aga kõik, kes seal ruumis on, need tunnevad, et see on väga äge südameruum. Mitte mingi uhuu teema, vaid väga tavalised inimesed võite ka sinna tulla, kuna need asjad ei ole nagu niisuguseks ehitatud üles, et oleks mingi hirmus spirituaalne inimene. Ei, väga lihtne, ägedad muusikad, hingamised, kontserdid, tantsimised, kõik, mis tegelikult selle südameenergia avab on ja lihtsalt vestlused, sügavad vestlused seal ruumis.
mul ennem tuli üks lugu meelde, et plaanisime teha Sam Garrettit, vaata seal telgis, kus sina tegid kareemi, vaata, see kukkus lumega kokku, vaata. Et see oli nii äge saal tegelikult. No see on nüüd natuke väiksem, küll on jälle olemas. No ta on ikka palju väiksem. Ta on palju väiksem, jah. Et seal kunagi oli plaan teha Sam Garrettit. Ma mäletan, Sami hind oli veel mingi 3500 eurot kunagi, on ju. No see ei olegi nii palju. Ja nüüd on 20,000 peale läinud. Wow. Et nüüd enam nagu, no nüüd hakkad mõtlema nagu, et aga kindlasti mingi aeg Sam võiks siia tulla. Jaa. Ma usun, et kui keegi teine ei tee, mingi aeg ise teen ja mingid mõtted on veel, keda tuua. Et toimetame ja äge ja tore ja keegi tahab toetada, võib toetada. Loome midagi vägevat koos. Ja mingi mõte oli veel, aga järelikult ei olnud oluline. No, ma juba palju üle 1,5 tundi just lobisid ka juba või? Tund 20. Jaa, no väga. Aga ma ütlengi viimased asjad ära ennem enda asjad, mis mul lähiajal tulemas on. Et hingamisi ma ikkagi teen üle Eesti, käin Tallinn, Võru, Tartu, Viljandi, Pärnu, Keila. Et olete oodatud hingama ja nüüd neljapäeva õhtuti ma teen avaliku esinemise töötube. Et nüüd sellel neljapäeval tuleb Roland Tokoga, teeme Kerli Rannalaga, Anu Tähemaaga, Annika Allikmäega, tulevad seal järjest erinevad neljapäevad. Et on võimalik tulla ja proovida avalikku esinemist, teha niuke väike kõne, rääkida seda, et mida mina siia maailma soovin tuua ja seal saab nagu nõuandeid, kuidas kõne pidada ja üldse niuke närvisüsteemi regulatsioon, hääletöö, kõik selline ja seal hakkab tekkima ka kogukond, et kui ma juba oma mingid ideed välja räägin kõva häälega, siis seal keegi kuuleb, tekivad mingid ühendused. Peale igat sündmust on võimalik liituda ka kogukonnaga, et on selline online kogukond, igale osalejale tasuta ja seal hakkab ka nagu olema selline, et igaüks, kes sellega liitub, peaks tegema 2 või 3 minutilise tutvustava video ja jällegi, et mida tema siia maailma soovib tuua, kes kogunevadki kokku sellised ägedad inimesed, kes kogunevad aeg-ajalt, arenevad avaliku esinemise, kõnelemise teemal, enda väljendamise teemal. Et saame teha mingid retriite ja asju ja ühesõnaga, et tekib selline äge ettevõtmine ja kogukond. Ja tulemas on ka konverents 25. oktoobril, peaesineja on Alar Ojastu, või sellelegi peaesinejad, kõik on samal levelil, aga Alar Ojastu, Anu Tähemaa, Annika Allikmäe ja Kerli Rannala on esinejad. Üks selline laupäevane päev, kus nad annavad oma nägemust, kuidas nagu suhelda paremini, olla nagu avatum ja autentsem ja kuidas enda häält reguleerida ja võt selline ettevõtmine, et olete oodatud liituma nende töötubadega, konverentsidega ja hingama. Ja Tiit, millega sina majandad? Noh, meil vist podcast ennem Vaikuselaagrit vist välja ei jõua, ma ei tea. Jõua vist, jah. 22 hakkab on ja september, aga pole midagi, iga aasta on tegemas seda, aga mul üks uus huvitav võib-olla hingamise asi ka, mida ma nüüd olen ühe korra juba teinud, aga praktiseerin veel edaspidi ka, et ma panin jälle pool naljaga natukene ka selle, et kes saab aru, kes ei saa, et vaimsus on ka natukene nagu, kui sa oskad sinna huumorit tuua, siis on päris hea. Et ma vaatan, et selles vaimses maailmas kõik trumpavad kõik üle oma teedega, et mitu teed kellegil on 3D, 5D, 6D, 7D, 8D. Ma mõtlesin, ma panen 10.
ma olen kõige kõvem mees, ma panen 10D, kes sai naljast aru, see sai, et tegelikult me ikkagi ju ühendume ja hingamine on hingamine ja paratamatult sa seal kõiki erinevaid dimensioone koged selles hingamises, aga just see kõrvaklappidega hingamine läbi juhenduse, mis jõuab ka klappidesse, nii et nagu justkui igaüks saaks personaalset seanssi läbi selle, et see hääl ja muusika ja juhendus tuleb läbi kõrvaklappide. Et hoiab sind võib-olla rohkem sellises ruumis, personaalses space'is ja ma ei lase sul ära kaduda, sest tavaliselt klappidega juhtub see, kui üldse mitte midagi vahepeal juhendada, siis inimene paneb lendu ära ja kaob ära kohe kehast, on ju, aga just, et hoida kehas ka siis. Aga siis nagu ikka on need enesearengu reisid, meestekad, eks üks meestepäev on tulemas 22 november, teen City Yogas meestele ühepäevase, sest hästi palju mehed kardavad tulla ööseks ja 3 päevaks retriidile ja anname siis selle võimaluse neile, kes tahaks tulla lihtsalt maitsma, et siis detsembris teha siuke 3-päevane meestekas jälle siis Kopratalus Viljandimaal seal ja siis väereisid jaanuaris Sri Lanka 6-18 jaanuar ja Filipiinid nüüd seal kuskil ka veebruari alguses. Ja meil on endale ka vaja vaata, et me ise ka nagu Kerliga otsime just seda, et oleks uusi kohti avastust, et Balit oleme nüüd teinud ju pea 12 aastat ja tundus, et kuidagi nii läbi lõhki ära käidud, nähtud ja ikkagi päris turismikaks läinud juba minu jaoks vähemalt, et teen pausi vahepealt ja vaatab, kas üldse veel seal retriiteks näis. Ta muidugi Bali on Bali alati toimib, müüb ja on äge, aga kui olla liiga palju juba oldud, siis ei tundu enam endale atraktiivne nagu. Eks see liiklus ja kõik. Ja liiklus on väga hulluks läinud, et see on see kõige karmim koht seal on ju. Nii et jah, Sri Lankal on väga mõnus liiklus, Tais on veel väga mõnus liiklus, Filipiinidel on väga mõnus liiklus. Oota, kuhu te lähete sealt Filipiinidel? Meil jäi jutt pooleli. Jaa, mul ei tule praegu selle saare nimi, aga me oleme nüüd välja peilinud, kus justkui mis on nagu selline koht, mis on nagu Kopanjan. Sergao, jah, mis on Kopanjan nagu võiks öelda 10 aastat tagasi võib-olla. Et ainu alles hakkab minema ja ma tunnen, et Filipiinid tegelikult on veel see koht, mida ei ole avastatud ja mis alles hakkab inimesteni jõudma. Nii et nagu hea aeg veel sellel ajal ära käia, kui ei ole venelased üle võtnud, mida neile meeldib nagu nii teha, et iga koht, mis muutub ägedaks popiks, siis tuleb see populaarseks Venemaal ja siis on see koht läinud. Ja mul on seal ka soovitada paari väga head inimest, kes on nagu väga ägedad ja paari väga ägedad kohtaga. No nii tore, kui sa seda teha saad. Ja. Nii et sõbrad, tulge meie ükskõik mõlema poole pöörduge, et mina teen ka veel nagu isiklikke ka nii-öelda kohtumisi üks-ühele nõustamisi ja keha mälu vabastamist, sa ei olegi jõudnud. Sa pidid kunagi tulema, mäletad. Keha seansi kohe ja teeme ära suga ka selle, et noh, mul on ikkagi, ma arvan, sellel hästi teistmoodi teen seda vabastust, kui on siin võib-olla harjutavalt neid seansi tehakse, aga et igal juhul tulge ja kogege ja jagage seda podcasti edasi, kui tundsite, et see võib inspireerida kedagi või tekitada mingisuguseid taipamisi või julgustada kedagi või mis iganes, on ju, aitäh sulle, Johan, et sa ikka kutsud ja et sa seda teadlikkuse kiirt siin Eestis edasi kannad ja kutsud põnevaid inimesi siia vestlema, et igal ühel oma perspektiiv, et tegelikult ajame ju ühte asja kõik lihtsalt erinevad teed pidi ja lõpuks ühte punkti viivad kõik välja, valguse punkti viivad kõik välja. Ja avaree muidugi, et ma ennem tahtsingi öelda, et 8. oktoober siis on. 8. oktoober. Noblessneris, Nobe saalis ja Fientas on piletid olemas, nii et vaadake Fientast. Lingid on all kõik. Lingid on all ja ma arvan, et ta ongi niuke üle pika aja jälle selline tseremoonia, kuhu me saame kõik kokku tulla, nautida
ma arvan, see piletihind on täiega väärt seda, et mõnusad riided selga, hea vibe. Ma arvan, see tuleb mega äge õhtuna. Ma arvan ka, ma juba ise nii väga ootan seda tseremooniat, nii et tulge kogema, isegi kui te ei ole kunagi midagi sellist kuulnud või osa võtnud, siis ma ütlen, need, kus nad käisid siin private kontserdi andmas, see firma kutsus nad eraldi tagasi, nagu enne suurt kontserdi antakse veel üks, ja see on äge nagu, et see näitaski, et kui inimesed, kes ei olnud kunagi kogenud ja täiesti siuksed võib-olla tavamaailma inimesed ja neile nii meeldis, et nad olid valmis uuesti seda kõike nagu raha välja käima ja personaalse kontserdi korraldama endale. Ülikõva, jah. Nii et näeme seal. Näeme seal ja olge hoitud. Olge hoitud. Tšau. Tšau. Ahoi. Näitan teile ka ruumi, kus saade tehtud on Krüksmaja. Et imeline koht. Tean, et paljud olete käinud siin juba hingamas ja muid tegevusi tegemas. Ja neid ruume on võimalik rentida, tulla ettevõtetega looma, koosolekuid pidama. Näitan kähku üleval on ka. Saab teraapiaid teha, mingeid ka kokku tulekuid. Et Nõmmel mändide vahel. Äge kohak.